Ma arvan, paljud teist on kohanud minu gruppides viiteid Jungi jutlustele. Ja nüüd on asi jõudnud sinna järku, et tahaks seda kuidagi süsteemsemalt hakata tutvustama. Ma olen tänase seisuga kuulanud võib-olla kümneid videojutlusi Jungi teemadel, Jungi mõtete teemadel. Ja miks nad on nii olulised praegu? Milles seisneb nende eriline potentsiaal ja minu meelest just nimelt nende vormis. Tegemist ei ole loengute või seminaridega, vaid tegemist on just nimelt jutlustega. Ja mis on jutluse ja loengu erinevus? Jutlus on niinimetatud tõekõne, pareesia või nagu Mattias Tesmet ütleb, täiskõne. See on selline vibreeriv, resoneeriv kõnevorm, mis vallandub otse rääkija nii-öelda hinge unikaalselt tasandilt. Ja mis osutub üllataval kombel väga objektiivseks. Isegi inimesed, kes ei ole võib-olla sellega varem kokku puutunud, tajuvad sellest teatud sellist tõelisust. See paneb neid nagu kuulatama ja nad aimavad selles mingit suurust. Kuid need, kes on selle ära tundnud, tajuvad seda väga selgelt. Ja kui Jung räägib hingetasandist, hinge alateadlikust osast, kollektiivsest teadvustamatusest, siis hinge olemus Jungi käsitluses ongi autentsus. Autentsus ehk tõelisus ehk ehedus. Mis on hinge puhas algolemus. Hing ongi autentsus. Ja need jutlused on samuti autentsed, vähemalt suurem osa neist. Need on väga paljudel erinevatel teemadel, kuid nende rütm, nende vibratsioon on reeglina läbistav. Ja kui me nüüd kuulame selliseid jutlusi ikka ju uuesti, siis see meenutab natukene hinduistlikku džnanat, kus loeti Upanishade Vedantas. Ja selle tulemusel, paljalt nende lugemise tulemusel, nende kui pühakirjade lugemise tulemusel inimesed lõpuks taipasid ja nii-öelda valgustusid. Jungi käsitluses saada valgustatuks tähendab saada tuttavaks oma seesmise pimedusega. Saada tuttavaks kõige sellega, mis on varjus. Varju arhetüüp sisaldab endas siis kõike tundmatut, kõike allasurutut ja kõike tundmatut ka positiivses mõttes. Varjus peitub inimese evolutsiooniline potentsiaal. Ja eraldi teema on siis Jungi puhul individuatsioon, mis ei ole mitte täiuslikuks saamine, vaid terviklikuks saamine. See tähendab, varju aspektid teadvustatakse ja liidetakse inimese kui üha rohkem nüüd unikaalse individuaalsuse tervikusse.
šamanismis tähendas see kadunud hingeosade tagasitoomist läbi siis selliste ekstaatiliste praktikate. Ja Jung ütleb, et individuatsioon ei alga enne, kui inimene satub lootusetuse piisavale tasandile. Kui kõik on korras, kui inimene on nii-öelda heas vaimus ja mugavustsoonis, siis erilist arengut ei toimu. Kuid kui saabub eriti keskeas paljudel siis see hinge pime öö, mis nõrgestab ego sedavõrd, et hingevalgus saab hakata läbi paistma. Ja see hinge pime öö võib olla küllalt pikk. Jungil endal kestis see mäletamisi vist isegi 6 aastat. Et oli sisuliselt läbis sellist šamaani haigust, oli kohati hullumeelsuse piiril, kuni ta siis sellest lõpuks läbi tuli. Ja mida enam ta lähenes oma hingele ehk oma nii-öelda olemusele, seda rohkem pääses temale läbi ka abi kõrgemalt. Ja nimelt erinevaid sünkroonsusi. Erinevate olendite kujul, kes siis teda õpetasid. Ja Jung märkas seaduspärasust, et mida kaugemale inimene jõuab individuatsioonist, seda rohkem on tema elus sünkroonsusi. Neid on keskmiselt 10 korda rohkem kui neil, kes ei ole individuatsiooni ehk varjutööd veel üldse alustanudki. Mis on sünkroonsused? Sünkroonsused on miski, mis ilmneb välises maailmas meie sisemise seisundi või selle vajaduse tagajärjel. Ehk siis valitseb mingisugune seos, mitte kausaalne materiaalsel tasandil seos meie seisundite ja välismaailmas ilmnevate fenomenide vahel. Me võime nimetada neid kokkusattumusteks, me võime nimetada imedeks. Ja nad on alati väga tähendusrikkad, kui me vähegi oskame neid tõlgendada. Nii et materiaalne maailm hakkab meile otsekui kaasa kajama. Üks teema ongi seesama isiklik kriis, mis siis tekib sellise piisava lootusetuse tasandi juures. See tekitab, kui meie senine persona, meie isik laguneb, killuneb, siis meid paisatakse sisuliselt tühjusesse. Ja me ei tea enam, kes me siis nüüd oleme, sest eelmine identiteet on kadunud ja uut pole veel tekkinud. Kusjuures me ei tea, milline see uus saab olema. Milline saab olema meie identiteet siis, kui meil on taastunud hingeside. Ja kui me sisuliselt elame ühtaegu ka vaimus. Nii et isiklik kriis ei ole patoloogia. On muidugi ka patoloogilisi juhtumeid, nagu Stanislav Grof hiljem tuvastas, kuid suur osa niinimetatud psüühilistest patoloogiatest ongi arengukriisid. Ja Grof teatavasti rajas selleks ka vastavaid keskusi, Ameerikas vähemalt. Ja kui me oskame sellest kriisist nüüd julgelt läbi tulla, läbi selle hingepimeda öö, läbi selle tühjuse, siis me jõuame mingile
uuele tasandile. Jungil on väga huvitav metafüüsika, see oli vist 3 nädalat enne tema surma, kui talle anti nägemus või kus ta taipas, et kõik inimhinged kui individuaalsused on kosmilise teadvuse evolutsiooniline eksperiment. Ja iga üksik indiviid, kes individualiseerub või individueerub, annab tohutu panuse kosmilise teadvuse eksperimendis olevate hingede tõusmisele või tõusmisesse järgmisele evolutsioonitasandile. Jung ennustab ette, et kaasajal on 2 valikut. Kas praegune inimkond kaob või ta saavutab evolutsiooniliselt järgmise tasandi. Jung räägib seal ka individueerunud isiksuste kriitilisest massist, mis kaasaja mõistes siis loob nii tugeva morfogeneetilise või morfilise välja, et selle tagajärjel toimub massiline ärkamine ja individueerumine üheaegselt väga suures osas ühiskonnast. Jung ei nimetanud ennast otseselt gnostikuks, kuid ta uuris gnoosist, sealhulgas ka Hermes Trismegistost. Ja see jättis talle või temasse sügava mulje. Ta taipas, et tegemist on traditsioonitarkusega, millest on väga palju võtta ka tema süvapsühholoogia nagu selgendamiseks ja arendamiseks. Jung avastas, et individuatsiooni eelduseks on seesmine pinge erinevate polaarsuste, erinevate pooluste vahel. Sealhulgas, nagu mina selle olen sõnastanud, ka vaimu ja instinkti vahel. Instinkt, mis on reptiilaju, ja vaim, mis on nii-öelda intellekt, loov mõistus ja sealt edasi kõrgemale, see on meie oimusagarad. Ja kõik see, mis jääb sinna vahepeale, teised funktsioonid, sealhulgas intuitsioon, sealhulgas vaist, sealhulgas mõtlemine ja ka kujutlemine. Ja Jungi maailmavaade, mille ta avastas siis oma 40-aastase praktika jooksul tuhandete patsientidega, sealhulgas sadadega neist, kes läbisid individuatsiooniprotsessi, kes nii-öelda valgustusid. Ta märkas, et inimeste kannatused maailmas ei ole mitte karistus, ei ole mitte Jumala viha, sest vaim, looja, mitte kunagi ei ole vihane oma loodu peale, kelleks ta ise on nii-öelda killunenud, vaid ta on alati toetav ja edasiaitav. Kuid kui meie persona on muutunud nii jäigaks, et miski muu seda enam nii-öelda ei raputa, siis võib hing asuda hävitama keha, tekitades näiteks raskeid haigusi. Ja vot see paiskab inimese siis sellesse kuristikku, kus ego nõrgeneb ja hinge hääl hakkab läbi kostma.
Jung on öelnud, et kui sa kannatad, siis see on hingekutse. Ja ta on öelnud, et nii nagu keha vajab toitu, nii hing vajab autentsust. On öeldud, et Jung oli armunud autentsusesse, sellesse isesse, ise arhetüüpi, milleni siis inimene lõpuks terviklikuks saades jõudis, mitte täiuslikuks, vaid terviklikuks. Valgustatus on oma varju integreerimine ja seekaudu saamine terviklikuks. See ei ole mingisugune ainuüksi positiivne hõllandus. See on minek läbi pimeduse ja selle pimedusega sõbraks saamine. Täpselt nii nagu šamanismis, kus peale šamaani haigust, kui sellest nii-öelda puhtalt läbi tuldi, eluga läbi tuldi, saadi tuttavaks erinevate vaimudega, kellest said siis abivaimud. Ja õpiti tundma ka neid vaime, kes ei olnud abiks, vaid kes olid näiteks neutraalsed või ka vaenulikud. Šamaan õppis ka nendega ümber käima või neid viimaseid siis lihtsalt vältima. Nüüd Jung käsitleb ka liibidot mitmetes jutlustes. On juttu tema liibido käsitlusest, millel on siis palju erinevaid vorme, mille kõige madalamaks vormiks on siis seksuaalsus, mis kaasaja kultuuris on moonutatud, alahinnatud. Traditsioonis seksuaalsus oli sakraalne, see oli valgustumise vorm. See oli terviklikuks saamise vorme. See oli üks kõige võimsamaid kogemusi, müstilisi kogemusi inimese elus. Ja Jung käsitleb näiteks ka seksuaalenergiaga sellist ümberkäimist, mis seda säilitab ja toob esile terve rea fenomene, mis sellega kaasnevad. Üks põhilisi teemasid Jungi jutlustes on liikumine armumiselt armastusse. On ka teema, kus nii-öelda kaksikleegid kohtuvad kohe armastuses. Nad ei vajagi armumist, kuid mõlemal juhul peavad nad läbi minema nii-öelda surmavarju orust. Sest armumise puhul Jung ütleb, et armastus algab seal, kus projektsioon lõpeb. Ja eriti projitseerib oma sisemist naist välisele naisele mees. Naine teeb seda vähem. Ta on nagu vaistlikum, ta on intuitiivsem ja teda huvitab eeskätt, kas mehega tekib emotsionaalne side või ei teki. See tähendab, projektsioon ei löö teda sedavõrd rööpast välja. Ja see on meeste saatus, et lõpuks see illusioon nii-öelda laguneb ja tulemuseks võib olla šokk, mis võib viia hullemal juhul enesetapuni, paremal juhul aastaid kestva valulemiseni, kuid kõige paremal juhul taipamiseni, et tegu oli illusiooniga. Tegu oli seesmise naise projitseerimisega. Sel teemal on väga mitmeid erinevaid loenguid, mis üksteist täiendavad. Eraldi teema on arhetüübid. Jung vaatas eri aegadel mitmeid erinevaid arhetüüpe. Neid ei olnud kindel arv, kuid hilisemad autorid on püüdnud neid koondada umbes 12-le, kusjuures igal arhetüübil
on nii-öelda valguse ja pimeduse pool, kus pimeduse poolel nad on primitiivsemad, arhailisemad ja valguse poolel nad on olnud teadvuses, nad on kultiveeritumad, rafineeritumad, peenekoelisemad ja vaimsemad. Need on siis mõningad sellised põhilised teemad, mida ma olen Jungi puhul üles täheldanud. Ja muidugi põhiteema on autentsus. Armastuse puhul ta jõuab selleni, et ikkagi ühinevad kaks terviklikku inimest ja kaks autentset inimest. Ja armastus sel juhul on ülevoolamine, see on vastastikune küllus. See ei ole kompensatsioon, see ei ole projektsioon. Ja selline suhe on muidugi loominguline, mänguline ja transformeeriv, valgustav. Need on teemad, mis on ka kaasajal väga aktuaalsed. Ja võib küsida, et miks just Jung? Miks mitte näiteks Ken Wilber või Stanislav Grof või Charles Tart või teised tuntud transpersonaalsed psühholoogid? Minu jaoks Jung oli ühtaegu ka müstik. Ja ka tema klassikalised tekstid on omamoodi muinasjutulised, omamoodi dialektilised, omamoodi nii-öelda bipolaarsed, mida nüüd Jungi jutlused lihtsalt kordades võimendavad, muutes nad tõesti jutlusteks kui transformatsioonideks või vähemalt transformatsiooni võimalusteks. Ma olen mõelnud, et kui mitut jutlust me peame ühel teemal kuulama, et selles nii-öelda jõuda täielikule selgusele, nii-öelda valgustuda selles valdkonnas, nii nagu see Jnana joogas on olnud võimalik. Ja Jung, kuna ta rõhutab eeskätt terviklikkust, rõhutab varjutööd, muide väga huvitav on ka Jungi suhtumine religioonidesse. Ta väidab, et paljud religioonid on surunud oma varju nii-öelda alla ja selle tõttu ise muutunud nii-öelda varjuliseks, agressiivseks, kontrollivaks, julmaks, kitsarinnaliseks, hävitavaks. Nii et ja arhetüüpika on samuti kaasajal kuidagi ka New Age'i raames, ütleme varjutöö, arhetüüpika, nad on niikuinii õhus, mis siis, et pealispindselt, mis siis, et fragmentaarselt. Ja nüüd tuleb Jung oma 40-aastase kliinilise kogemusega, kogu oma geniaalsusega, kogu oma nii-öelda analüütilise süvapsühholoogia koolkonna sügavusega ja kaevab väga sügavalt. Me oleme näinud väga pealispindseid videosid, küll meestelt naistele, naistelt meestele, mis ei ole veennud. Nad on jätnud sellise natukene narri või banaalse mulje. Kuid Jung, kui ta räägib neil samadel teemadel, ta kaevab hirmuäratavalt sügavalt. Kohati tõesti sa tunned, et ta läheb nii sügavale, et see on liiga valus. Sa ei saagi seda nagu vaadata või kuulata, sel hetkel mitte. Sa pead selle kuidagi jätma, sa ei suuda sellest läbi minna. Sa võib-olla nutad, sa võib-olla karjud omaette seal ja jätad selle võib-olla tuleviku peale.
ja selle tõttu mulle tundub, et Jungi jutlused sellises vormis on ise initsiatsioon. initsiatsioon inimestele, kes on jõudnud tasandini, kus nad seda vajavad, kus nad seda hakkavad taipama, mitte kõigile. ma arvan, et paljudele on nad ehmatavad ja eemale tõukavad. Inimesed, kes elavad maskide maailmas, kes on sinna nii ära uppunud, et nad lihtsalt ootavad seda nii-öelda piisavat lootusetuse tunnet või kogemust. Vaat siis on nad Jungi jutlusteks valmis. ja kui me hakkame neid jutlusi kuulama, kui me hakkame neid tõlgendama, kui hakkame neid läbi arutama, kui hakkame neid jagama, oma taipamisi, mõistmisi omavahel, siis see veelgi aitab kaasa nende transformeerivale mõjule. ja sel eesmärgil olengi ma praegu alustanud või alustamas niinimetatud magisteerium Jungianaga. Magisteerium tähendas algselt siis tarkade kivi alkeemias. Alkeemia oli üks Jungi põhiteemasid, lemmikteemasid. ja nagu see sõna isegi ütleb, see magisteerium, noh, see ei ole bakalaureus, see on magister, see on meister. et siin on tegemist ikkagi meistriklassi materjalidega. ja ma ilmselt alustan sellise kuuajalise kursusega nii-öelda mittetsentraliseeritud videoplatvormil, kus on siis needsamad Jungi jutlused tõlkevõimalusega, kus on minu kommentaarid, tõlgendused, lisandused, esiletõstmised, kokkuvõtted, kus on minu eraldi videod nendel teemadel, laiematel teemadel kokkuvõtlikult või siis nendega külgnevatel teemadel ja kus on meie videokohtumised. nii et need 4 vormi siis mulle tunduvad esialgu sellised vajalikud ja sobivad. ja nii et lähiajal platvorm on olemas. ma juba konkreetselt kuulutan siis selle alguse kuupäeva välja, et 1 kuu oleks siis see esimene aste nii-öelda. ja kui see on läbi, siis vaatame, kas ja kuidas sealt minna edasi võib-olla järgmisesse kuusse juba uute Jungi jutluste teemadega. nii et see oli kõik, mida ma praegu tahtsin teile nii-öelda teada anda. aitäh, et vaatasite, kuulasite ja jälle kohtumiseni.